Kovaljov ja saab veel Kovaljovile ja seal Pinnise vastu, no parimatest skooritegijatest siis tegelikult keskmiselt kõige resultatiivsem on just Lotti 14 punkt. Arop Lehele ja Lehe veel välja Kovaljovile. 8 sekundit jäänud ja Kovaljov võtab taas kolmese, aga need ei kuku, läheb üles katet panema, jääb ka vabaks korraks, aga seal natukene Suurorge viivitas sööduga, lõpuks päris hea lahendus, aga sinna sööta kohe ei saa Lehe. Ja Lehe läheb ise keskpositsiooni viskele, eksib Pinnis lau. Ja kas ei näinud nüüd, et rünnata on vähe, siiski nägid, mis sinna kauge kolmese teele paneb. Parea ja pöördelt ei taba, aga Pinnise laua Natalishina kasvatab nüüd 1-1 ette, läheb kolmesele, see jääb veidi lühikeseks. Ja Lotti ei võta kohe teist kolmest, aga Pinnis ei mõtle ja võimalust ka nendele meestele, kes ei ole täna veel väljakul käinud ja Martin Trempi peagi mänguda seda VEF-i survet täna läbi mängu, et isegi kui on korraks veidi lihtsamad olukorrad Viimsil tekkimas, siis eksitakse Tantse Pinnisega seal kokku, Lotti saab palli tagasi ja Lotti nüüd Pinnisele, hea pette, aga paneb mööda. Saadakse vahe 20 peal. Ja Plums Pinnisele alla ja Pinnisele. Meisters alla sinna, Pinnis on tagasi platsile tulnud ja keerutab kohe Värts Plums ning saab palli tagasi, Pinnis ka kattega üleval, nii et nüüd 2 sellist korvialust suurt jõudu keskmängijat Riia VEF-il. Kovaljovil 5-0. Pinnis ja